Nii, tere pühapäeva koosolekut. Kas on kellelgi jagada või tunnistust? Isegi see on tunnistus, mida Jumala sõna teeb ja kuidas see meid mõtlema paneb, meist tööd teeb, see on ka tunnistus. Et see on ju minu arust kõige vägevam tunnistus, et kui ma praegu mõtlen, ma mõtlen tunnistuse alla alati seda, et oota, kas keegi on terveks saanud, kas mingisugune läbimurre on tulnud, kas kuskil mingi palve vastus tulnud. Tunnistus on, kõige suurem tunnistus on see, mida Jumala sõna teeb meis endis ja mida see kõik, mis siin on jagatud, mida see on teinud ja kuidas see on meid kasvatanud ja muutnud, mõtteviisi muutnud, kus me näeme, et me ei ole enam need, kes me olime eelmine aasta, vaid me oleme kasvanud ja küpsenud, teatud kohad, mis ennem ajasid värelema ja põlved nõrgaks, enam nii-öelda põlvi nõrgaks ei aja, et võib-olla korraks läheb süda pahaks, aga pärast seda on jälle hea olla. Et kui nii-öelda sa sellele sabast või sarvedest kinni nii-öelda sellele asjale, et ja ei lase väga, väga edasi minna, et need sõna, mis siin jagatakse ja tuuakse ja see on ka tunnistus, et selles mõttes, kui on ka selliseid mõtteid, kui midagi on väga kõnetanud nende aegade jooksul, mis siin on räägitud, et seda võib ka jagada alati, et see on kindlasti neile, kes jagavad, et see on väga suureks julgustuseks. Ja ma mõtlesin seda ükskord, et just sellega seotud, et ma olen alati võtnud seda, et minu asi ei ole, noh, meie asi ei ole otsida tunnustust inimestelt, vaid et Jumalalt. Aga me kõik oleme Jumala pojad ja kelle kaudu Jumal tunnustab, no kui Jumal tunnustab ka omamoodi, aga Jumal tunnustab ka omaenda lapsi, omaenda poegi, tütreid ka läbi meie endi. Et kui meie sees on, kui midagi väga kõneles, kui keegi midagi jutlustas, õpetas ja see kõnetas väga, siis ka see on tunnustus Jumalalt, kui me ütleme seda neile, kes räägivad. Et kuule, et väga hea, et see julgustas mind või see andis mulle vastuse. Et see on, me oleme ka sellel hetkel, me oleme Jumala tööriistad, kelle kaudu ta tunnustab ja üles ehitab ja julgustab. Et see Jumala tunnustus ei tule alati kuidagi üleloomulikult taevast mingi moodi, et vahest see tuleb ka meie endi keskel esile, et selles mõttes, et ma arvan, et me ei otsi seda, aga see alati aitab, kui keegi ütleb või kui isegi kui mina kuulen, et näiteks kui keegi kasvõi mu emale kirjutab, et kuule, et väga hea sõna midagi ja mulle jagatakse seda, ma tunnen julgustatuna, okei, et see, mida ma jagan või see ilmutus, mis tuleb, see läheb asja ette ja see, kuidas ma kõnelen, inimesed saavad ikka aru ka. Ja see kõik tõstab üles, et see on julgustav. Et see on ka tunnistus. Ja mõtlesin seda, et kui oled mingisuguses nii-öelda protsessis või asjas, eks ju, et siis kui see lõppakord on ära olnud, et siis on millestki tunnistada, eks ju. Et siis, kui oled sa selle asja sees, siis nagu oled natuke vait. See on ühest küljest, aga teisest küljest ma lihtsalt eile pidin tegelikult minema maale, et vaatasin, aga ma olen kuidagi nagu nohuseks jäänud siin eelmine nädal siin mingi hetk, ma ei tea, järsku lampi ja siis ei tundnud ennast üldse nagu hästi. Ja siis ma otsustasin hoopis, et olen kodus ja mul on siin igavene hunnik raamatuid, mis vajavad lugemist või noh, olen lihtsalt endale öökapi peale pannud ja siis eile päikselise ilmaga lihtsalt ma nautisin lugemist. No, minu puhul on seda väga, väga harva tuleb ette, et sa naudid lugemist. Ja ma lugesin ühte siis meie enda kirjastuse raamatut, eks ju. Et ma ei ole nii vilgas lugeja, kui mul siin abikaasa, et kui need raamatud tulevad, siis on siin, ei jõua kolmenigi lugeda, kui juba on vups need asjad loetud, eks ju. Mina olen selline tüüpiline kolmeline, eks ju, kes võtab need asjad siis omal ajal kätte, eks ju. Ja ma lugesin siin aasta alguses lugesin selle Iraani naise raamatu läbi ja see ka väga puudutas mind ja kuna see Iraan ja see teema on siin nagu praegult ju aktuaalne ka, et siis
ja üldse need moslemi maailma tunnistused ja need on mind kuidagi kõnetama hakanud ja vaadanud neid ja siis eile ma lugesin selle Katmata palgega läbi, see tõesti mind väga puudutas ja siis, kui ma täna käisin emad seal haiglas vaatamas või seal, mitte haiglas, kus ta seal on, selles mitte hooldekodu, kuidas seda nimetatakse, õendushaigla või õenduspolikliinik või mis. Ja siis ma, ikka räägid seal juttu ja siis ma mõtlesin, et mis ma emale räägin et lihtsalt on nagu niisugune üsna nagu apaatne või siis ma hakkasin tal seda raamatut ümber jutustama ja lihtsalt jutustasin talle raamatut ümber. Ma olin värskelt lugenud, siis mul oli see nagu suht-koht hästi meeles, eks ju. Ja siis vahepeal mu ema ütles ka, et nii põnev on, et jätka. Ja siis ma niimoodi vaatasin, et mul läks kokku ikkagi tugevalt üle tunni. Et jutustasin talle selle raamatu nagu lihtsalt jutustasin ümber nendest imedest. Ja ma ei tea, miks ma seda pidin tegema, aga lihtsalt kuna tema ootab ka imet, eks ju, ja siis mis võib olla parim niisugune asi ongi, et kuidas sa siis temasse usku annad, eks ju, et kui sa räägid ühest loost, mis nagu kubiseb usust, eks ju, et vot selline lugu. Et ma ei olegi, ma olen lastele mõnikord siin raamatud ümber jutustanud, aga et oma emale jutustada usuraamatu ümber ja ta ütleb, et on põnev ja jätka. Vot, ma ei tea, kas see nüüd just tunnistus on, aga. See on kindlasti väga suur tunnistus ju, teades seda teekonda, mida sa oled oma emaga läbinud ja olla selle koha peal, kus sa saad raamatut jutustada ja ta kuulab üle tunni aja. Et see on ju selle mõttes on väga tunnistus, et võib-olla varem oleks juba ammu enne mul, mis sa nüüd, kuule, et ma ei jaksa ja et ikkagi see kestvus oli nii kaua, et see on väga suur tunnistus. No kuna see raamat mind ennast nagu puudutas ja üldse need moslemimaad on kuidagi see avas seda kultuuritausta ka, eks ju, et ta ei olnud lihtsalt selline, et üks on hea ja teine on halb, aga ikkagi see nagu sellest usust päris palju ja jah, see nagu kõnetas nendest imedest, mis sellel Kuslaan või mis see naisterahva nimi oli, eks ju, mis selle teekonnal oli, eks ju, et sellised lootusetud olukorrad ja kuidas tõesti Jeesus ilmus ja mind eriti nagu puudutasid just need lood, kuidas nagu Jeesus ilmus seal nii nagu ütleme maisel viisil, siis võiks lausa öelda, eks ju, et nagu tuntavalt, nähtavalt, kogetavalt, eks ju. Ja see, kus jah, see usk ja kõik nagu ja see, et kes palub, see saab, eks ju, ja kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse, et kui sa oled selles niisugune järjepidev ja nagu otsid ja otsid ja otsid, eks ju, et see oli nagu selles mõttes nagu väga innustav, eks ju, et ma mõtlesin nagu oma asjus ka, et kui palju siis mina mines olukorras otsin, eks, et see oli nagu selline tõesti selline karastav duši all käik, tead, nagu lõi nagu ikkagi pea selgeks, et pani nagu päris palju mõtlema, et kuidas me igapäeva oma elu elame ja mismoodi ja eks, et pani nagu paljusid asju nagu üle vaatama, ümber hindama, et ma olen siis jätkuvalt selle mõju all veel selles mõttes, et ma nagu ise küsin ka, et jumal, mis sina nüüd selle kaudu mulle öelda tahad? Et need lood mind seal väga liigutasid ja Jeesuse kohtumised olid nagu nii kuidagi, tundsid nagu ka, et oled nii sees, et nagu ongi päris, et praegult ka sama asi, eks ju. Ja täna siis mõtlesin, et jutustan selle emal. Lihtsalt see tuli mul lõpus, et ma hakkasin juba ära minema. Järsku sai nii selge, et räägi talle sellest. Nii et jah, ma rohkem ei lisa siin praegu siis midagi. Et kui läheb aeg mööda ja kui ma olen enda jaoks mingi sellise koha avastanud, et siis saab jälle hiljem rääkida edasi. Ja me ootame huviga järjejutte. Kellelgi on veel midagi edasi anda või anname Ingale üle. Mind väga huvitab see teema, mis ta täna toob. Või äkki muutsid teemat? Teemat ma ei muutnud ja teema on riid vendade vahel ja ma alustaksin sellise kirjakohaga, nagu on 1. Korintlastele 9:27 ja seda sellepärast, et ma ei arva iseennast sealt välja.
Ja siin ta ütleb, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks vääritumaks. See tähendab, ma ei räägi seda ainult teistele või teile või kellele tahes, vaid ma räägin seda iseendale, sest mu kogemus on nii pikaajalise ja vana kristlasena, et kui sa ikkagi oled juba väga kaua olnud kristlane, siis mingi hetk selle teekonna peal sul on võimalik lüüa lõhe Kristuse ihusse. Varem või hiljem see võimalus sulle antakse ja mul nagu tekkisid sellised mõtted, et kust see kõik siis tulnud on. Et siin peab olema mingisugune fookus. Ma pean olema seadistatud mingil viisil, et see nagu teatud aja tagant jälle uuesti juhtub, sest et see on nagu selline nali juba on ju, et kui 5 usklikku tulevad kokku, siis vahel mõne aasta pärast juba leitakse, et ei, et ühed on ikkagi nagu õigemad, teised on valemad ja siis lõpuks, kuni sa oled üksi õige, sest et keegi ikka mõtleb mingis asjas teistmoodi kui sina ja see jääbki nii, aga millegipärast lõpevad need sellised tülid ka lõhenemistega, mida ei anna enam nagu kokku lappida. Ja vaatame õpetussõnad 16–19 ja siin on öeldud nii. 6:16–19. Neid 6 asja vihkab issand. Jah, 7 on tema hingele jäledad. Ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatumaid kavatsusi, jalad, mis kiirelt jooksevad kurja poole. Valetunnistaja, kes väidavad valet ja see, kes külvab riidu vendade vahel. Kogu loetelu lõpeb sellega, et kes külvab riidu vendade vahel. Ja erinevad tõlked ütlevad seda veel erinevalt, et õhutab üles tüli kogukonnas, ebakõla vendade hulgas, levitab tüli vendade hulgas. Ja sellele, kes külvab riidud vendade vahel, vahetult enne seda ta ütleb, et valetunnistaja. Et kas pole nii, et mingid riiud saavad ka alguse nendest valedest tunnistustest, mis tegelikult ei olegi tõsi. Ja Matteuse 15, 18–20, kus Jeesus räägib sellest, mis inimest päriselt rüvetab. Ka seal on valetunnistus, on päriselt rüvetamise nimekirjas. Matteuse 15, 18–20. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest. Ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Et valetunnistus, siin ta ütleb, et rüvetab inimest. Ja eks ta nagu selles Kristuse ihus ta on eriti suure kaaluga, sest et Jumalal on ju see perekondlik mõtteviis ja me oleme üksteise ihuliikmed selles Kristuse ihus. Ja kui sa oma ihu peale mõtled, et kui su pea valetab käe kohta ja tühistab seda, see meditsiiniliselt on see diagnoos on nihilism, see tähendab, et ta eitab millegi olemasolu. Aga see ja sellisel puhul on ju see sinu, kui sa eitad oma parema käe olemasolu, tühistad teda, annad selle parema käe olemasolu kohta valetunnistusi, siis see parem käsi muutub sulle ju kasutuks. Kuigi ta on osa sellest ihust. Võt, et miks see ihus valetunnistuse andmine on nagu eriti suure kaaluga, sest me oleme üksteise ihuliikmed
ja vanas Iisraelis õigussüsteem toetus väga tugevalt tunnistustele. See oli, et seega ausus oli ülioluline sotsiaalse sidususe ja korra tagamisel, sest et ei olnud ju, noh, mis meil tänapäeval on, igasugused jälgimise kaamerad ja salvestused ja mis kõik. Ja inimene võib unustada, oi, hops, ma eksisin seal. Vaatame üle, mis ma sulle kirjutasin, näiteks saatsin meili, kõik on alles. Aga siis ei olnud sellist varianti. Ja kõik, mis inimene ütles, oli väga suure kaaluga. Ja üks valetunnistus viis ebaõigluse ja ülekohtuni. Inimese elu võis saada täielikult hävitatud ühe valetunnistuse läbi. Et see on see põhjus, miks me piiblist loeme, eks ole, need ülekohtused kaaluvihjud on Jumalale jäledad ja valetunnistus tuleb igalt poolt välja ja miks ta, et see on nagu igal pool, ta on niivõrd suure kaaluga, on õige tunnistuse andmine. Ja ka kogudus, juba varakristlik kogudus ju, ta oli juba siis silmitsi sellega, et see ühtsus tahtis kaduda. Ja Paulus kirjutab Efeslastele 4:1-3. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu, üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Juba siin Paulus ütleb, et tehke jõupingutusi, et hoida vaimu antud ühtsust rahusideme läbi. Jumala vaimus ei ole lõhesid. Jumal oma vaimus on ühtne. See tähendab, et see, mis kisub lahku, see peab tulema väljaspoolt tema vaimu. Et see tüli õhutamine on eriti hukkamõistetav, sest see on otseselt suunatud Jumala perekondliku mõtteviisi vastu. Miks muidu Jeesus pidi ütlema mäejutluses, õndsad on rahutegijad. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et aga kust see tuleb, et seda lahkmeelte tülisi, neid ikka tuleb ette ja ega me sellest tulevikus ka ei pääse, see on selge. Aga kuidagi ma hakkasin nagu mõtlema, et kas ma üldse, nii kaua, kui ma kristlane olen kuulnud, kas ma olen üldse kuulnud mõnda jutlust ühtsuse pidamise vajalikkusest ja vot see on see auk särgi sees, mida ma pidin tunnistama kolmapäeval, et mulle ei meenunud ja üks lause siin ja teine seal, aga et ma oleks kuulnud õpetust nagu üksmeele pidamise. No ma ei tea, andke märku, kui te olete kuulnud mingeid väga meelde jäävaid jutlusi ja õpetusi üksmeele pidamisest. Ma näen, et Armin mõtleb. Meenub sulle midagi, Armin? Otsid laest ja otsid Tiina, kas sa leiad? Minul ei meenunud. Mina olen kuulnud. Kuidas? Ma lihtsalt ütlen vahele, et mina olen kuulnud, aga ma ütlen, seda on väga vähe. Ja see on ka olnud nagu sellises apostellikus kogukonnas, et meenub. aga see on väga hea. Tiina. Ma hakkasin kahtlema iseendas juba. Vähemalt sa ütlesid, et jah, sa oled kuulnud, seda on väga vähe. Aga mulle ei meenunud mitte midagi ja mõtlesin, et äkki ma olen kuidagi kõrvad on ainult tagurpidi, aga ilmselt mul vist ongi vähe, aga mida me siis oleme kuulnud selle asemel, et kui sa paned need kaalukausid paika, et kui ühel pool peaks olema õpetus ihu ühtsusest, üksmeelest
rahu nõudmisest, aga vaat seal teisel kaalukausil on väga palju asju, et mida me siis oleme hästi endale selgeks teinud. Õpetatud on tundma valeõpetusi, eksitusi, sektitunnuseid, ebaküpsust. On nii, et mille poolest oleme meie sellised ja nemad mitte selliseid. Ja kõik need õpetused, ja ega nad ei ole valed, aga vot seal oleks vaja seda tasakaalustavat poolt sellel kaalul on ja kindlasti need asjad, mis neid lõhesid tekitavad, kuskil on seal mingisugused, midagi on seal ju kuskilt valesti läinud. Ja need valed tekitavad kahju nii inimestele kui kogukondadele. Peaks mõtlema sellele, et miks tõe rääkimine on oluline, sest et valel on jõudu lammutada ja lahkmel on ühtsuse vastand. Valvama oma kõnet võib-olla mitte liiga kiiresti arvama, mitte liiga kiiresti ütlema. Ja mis on väga oluline, et karta Jumalat teises inimeses. Ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, et huvitav, et see on selline fantaasiamäng, eks ole, et milline see ihu oleks sellisel juhul, et kui me oleksime võrdselt kuulnud nagu mõlemalt poolt seda õpetust, mitte et me oleme niivõrd välja häälestatud, et leida viga, aga näiteks kui me oleksime saanud väga tugevad alustalad selles osas, et kui me midagi kuuleme, mis hakkab nagu lahku kiskuma, et siis esimene asi, mis sul lööb nagu punaseks, on see, kas siin on tegu lahkmeele vaimuga. See oleks esimene küsimus, mille sa kohe nagu läbi katsud. Või kas siin on tegu lahkmeele õhutamisega, kui keegi tuleb midagi rääkima. See on nagu, hakkab blinkima, sul on ju seal armatuurlaua peal, see on esimene tuli, mis süttib. Teine oleks näiteks, et mõelda läbi, et enamasti on tegu ühe poole nägemusega loost või arusaamaga asjast. Kolmandaks, kui keegi tuleb midagi rääkima, millal see juhtus? Enamasti tuuakse esile väga vanu asju. Inimene on võib-olla ammu meelt parandanud või lihtsalt kasvanud edasi. Neljandaks, kas tegu on tõesti valeõpetusega või millegagi, millest minul veel puudub ilmutus. Sageli juhtub ju seda, et kuna meile pole räägitud, järelikult seda pole olemas. Kuna mina sellest aru ei saa, siis järelikult see on vale. Aga võib-olla sul ei ole veel ilmutust sellest asjast. Viiendaks, kui on mingisugune mis iganes õpetuslik või teisiti mõistmine, siis kas see arusaam on seotud pääste külge? Näiteks nagu adventistidel on laupäev hingamispäevana seotud ju see pääste külge. Et kas see on tõesti nii tõsine asi nagu pääste küsimus? Või Jehoova tunnistajatel, kus sa pead nimetama Jumalat, eks ole, Jehoovaks ja kindlasti teda tunnistama ülemaks Jeesusest. Kui sa seda ei usu, siis sa taevasse ei pääse ja päästetud sa ei saa, eks ole. Kuuendaks, mis ma mõtlesin, et oleks hea vaadata, et kas on võimalik selle inimesega koos teenida. Siin mõnda aega tagasi oli lihtsalt selline juhus, kus seal ka jälle õe ja venna või venna ja õe vahel mingisugune arusaamatus, et üks räägib ühte, teine teist. Aga ma küsisin, aga kas sa oled proovinud selle inimesega palvetada? Vaata, palves ju sa tajud kohe, kas teil on see üks isa vaim. Kas te olete selles vaimus nõus üksteisega? Või seal on kohe mingi lahkmeel? Kas on võimalik see inimesega koos palvetada ja teenida? Ja nüüd muidugi on nagu olukordi, kus inimesi tuleb korrale kutsuda ja noomida ja ka see vale esile tuua ja siis ma hakkasin mõtlema, et kus need siis piiblis need siuksed noomimise või korrale kutsumise kirjakohad on, sest et see peab ju ka meil olema võimalik. Me ei saa kõige üle sellist tehke rahu tekki tõmmata. Ja
naljakas küll, aga esimene selline noomimise episood on Matteuse 16:22, kus Peetrus noomib Jeesust. Ja ta tegi seda nii vahvasti nagu sõna kohaselt. Jeesus ta ei noominud, on ju seal vendade ees avalikult, ta kutsus Jeesuse kõrvale ilusti delikaatselt. Kõigepealt 4 silma all proovis venda noomida. Matteuse 16:22 ütleb meile nii. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Seesama kirjakoht on ka Markuse 8:23. Jeesus lükkab siin noomimise tagasi ja võib-olla Peetrus saab aru, et tal ei ole ilmutust sellest, millest Jeesusel on ilmutus ja Peetrus jääb Jeesuse juurde. Ta jääb Jeesuse juhtimise alla ja usaldab, et Jeesusel on õigus. Ta proovis, Jeesus vastas talle ja see vastus pani tema mõtlema. Ja me ei pea mõtlema, et see on ainult Peetrus versus Jeesus, eks ole, arva ära, kes siin peale jääb. Aga see võib olla ka täiesti meie ajas, meie olukordades. Sa lähed kedagi noomima ja sa vaatad, ei, ma astun sammu tagasi, ma panen suu kinni, ma ootan. Ma ei ole kindel enam. Nüüd Matteuse 18:15 annab Jeesus õpetuse, et kuidas siis noomida. Aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel 1 või 2, sest 2 või 3 tunnistaja suu läbi on iga asi kindel. Ja me näeme, et ilmselt Peetrus oli seda õpetust kuulnud ja ta Jeesusega täpselt niimoodi käituski. Aga vaata, et kui me järgiksime seda, et me kogume neid tunnistusi, et me ei langeta enne otsust, ootame, ei ole kiiret, on ju aega küll selle kiire asjaga, et me tahame hästi kiiresti selle otsuse ära langetada, kas asi on nii või teisiti, et me ise oleksime kaitstud, aga tegelikult kui enamasti ei juhtu mitte midagi, kui sa väga kiirelt lähed asju ära ja otsusta ja. Nüüd, ma ei tea, kas see on Tiitusele äkki 3:10-11. Ja, kus Paulus kirjutab, eksiõpetusega inimesest pöördu pärast 1 või 2-kordset noomimist. Eks ole, see 1 ja 2 korda see muster jookseb läbi. Pöördu ära. Teades, et niisugune on pöörane ja teeb pattu ning on iseenese hukka mõistnud. Ja mis puudutab seda noomimist või üldse neid omavahelisi suhteid selles Kristuse ihus. Ma tean, et seda kirja kohta, et me oleme seda mõistnud ja nagu täiesti nagu teises võtmes. Aga korraga mulle tundus, et aga äkki seda võib ka mõista nii, et kui te ei ole nõus või teil on mingi teine ilmutus, siis võite vahele segada, aga võtame Matteuse 18:18 ja see on see sidumise ja lahtipäästmise kirjakoht. Vennast, kes patustab, on selle lõigu pealkiri. Nii et see kontekst on vennast. See on su pereliige, see on Kristuse ihuliige, kes patustab. Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Ja siin ta ju räägib sellest, et kui sa oma venda noomid ja ta kuulab sind, siis see suhe on seotud. Ta on
selles heas mõttes ta on parandatud, vaata nagu sa haava seod kinni, see on hoolitsetud. Et vend kuulab noomitust, ta saab lepitatud maa peal ja taevane kohus aktsepteerib seda. See asi sai lahendatud maa peal ja taevas noogutab korras. Ja lahti päästmine, vend ei kuula, ta on lahti päästetud või vallandatud koguduse ehk Kristuse ihu kaitsvast sidemest. Ja ka seda taevas aktsepteerib. Ei saanud lepitatud. Tüli jäi sisse. Läks ära, läks lõhki. Ja taevas ütleb, jah, lõhki. Ongi nii. Rooma 12.18 ütleb, kui võimalik, nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Et me saame aru, et kui võimalik, see tähendab, alati ei ole võimalik. Nii palju kui teist oleneb, alati meist ei olene. Aga siiski, et see suund ja siht, pidage rahu. Ja ma lõpetan selle kirjakohaga, mida väga sageli kogudustes teenistuses nagu lõpetatakse. Selle kirjakohaga on 2 Korintlastele 13 ja 11. Ja siin on 5 asja, mis võtavad kokku selle koguduse koos olemise enne, kui minnakse lahku. See on see viimane asi, mis pannakse inimestele südamele, et enne kui me järgmine kord kokku saame, et kandke neid asju oma südames ja meeles, olge sihitud nendele asjadele. Lõppeks, vennad, olge rõõmsad. Seadke oma asjad korda. Laske endid julgustada. Olge üksmeelsed. Pidage rahu. Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Kes meist ei tahaks, et armastuse ja rahu Jumal oleks meiega? Aga need 5 asja on need, millele olla sihitud. Küll siis armastuse ja rahu Jumal on meiega. Ja võib-olla ühe asja räägin veel, et see kirjakoht, kus Jeesuse jüngrid nägid, keda nad seal nägid, et keegi seal ajas kurja vaimu välja ja Jeesuse nimel ja siis nad kaebasid Jeesusele ära, näe Jeesus, vaata, mis nad teevad, nad ei ole meiega, on ju. Ja Jeesus ütles, et kes ei ole minuga, on minu vastu ja kes ei kogu minuga, pillab laiali. Aga see, mis tähendab minuga ja mitte minuga, kes on minus, minuga ühenduses, küllap see kogub ka minuga. Ja kes ei kogu minuga ja minus, see pillab laiali. Jüngritele oli võib-olla oluline, et nad oleksid selles samas kambas, kus meie Jeesus sinuga oleme. Et siis me saame öelda, et meie ja nemad, et see tohutult oluline on see identiteedi tekitamine selles vastuseisus meie ja nemad. Aga Jeesus nägi asju juba vaimus. Nad koguvad minuga, las nad koguvad, mis siis, et nad ei ole füüsiliselt minu kõrval. Aga ma tean, et nad teevad seda minus ja nad koguvad minuga. Et ärge takistage. Nii, aamen. Kellelgi tuli mõtteid, mida küsida Ingat või täiendada või? Siin üks koht on seal tuntud siis noomituse koht on seal Galaatia kirjas, seal kus Paulus noomib Keefast ehk Peetrus siis. Kuna ta muutus silmakirjalikuks ja võttis teised ka kaasa sellesse, siis ta astus nagu avalikult vastu ja see oli päris raske pala vist alla neelata, ma arvan, Peetrus. Siis mingid mõtted tüli või selle suhtes, et üks asi, mida siin ka õpetus on väga palju. Teine asi, mis nad toovad, on see keelepeks. Ta ütleb näiteks siin, et esiteks ta ütleb, et ta on väga selline peen värk, on selline kaval vaimne petekas on see tegelikult. Ta ütleb, et keelepeks ja sõnad on nagu maiuspalad, nagu väga selline kutsub kuulama või põnevus,
aga lähevad otse sisikonna soppidesse, onju, ja siis ta ütleb, et salakaval mees tõstab riidu ja keelepeksja lahutab sõbrad ja puude puudusel kustub tuli ja kui ei ole keelepeksjat, vaibub tüli. jah, noh, see on Kristuse jõus ju üks, kuidas ma ütlen, üks maamürgi, üks väga tugevaid vorme, mis on Kristuse jõus, on keelepeks. See on nagu tohutu. aga sellepärast, et ei olegi seda praktikat, mida Jeesus on õpetanud ja mida Paulus on korranud, et sa kuulad selle asja järgi ja peavad olema tunnistajad. Meil liigub asi sujuvalt, kiiresti ringhoiatamisse, ilma et keegi üldse võtaks asja arutada. Ja ütleme, et ma arvan, et me keegi ei ole sellest nagu puhtad, see juhtub lihtsalt väga kiiresti ja väga märkamatult. Aga nii ta on, aga noh, mis seal ikka, tuleb muuta ennast. jah, eks see on ka vaata see eelnevate ajajärku, nagu sa tõid, Inga, et noh, et mida me kuulnud oleme, siis on ju, et valeõpetused ja kõik need toredad igasugused asjad, on ju, ja mida see juba nagu inimeses süstib, noh, nagunii on seal, kuna identiteet ei ole, on ju, eks kui me väga üldiselt võtame, on ju, see on nagu puudulik või puudub, siis see tekitab kohe selline asi, tekitab hirmu, kaitsereaktsioone, võib-olla ka põhjustab mingit juba alateadlikult vaenlase otsimist kuskil, näe nemad seal, vaata, mis nemad seal teevad. see küll nüüd ei ole ikka sõnakohane. noh, siis jutumärkides peaks lisama, et meie arvates. Aga kes meil on siin veel vanad kristlased, et tõstke käsi püsti, et kes on nagu kuulnud neid nagu ihuühtsusest mingisugust õpetust, mis noh, ma nagu ehmatasin selle peale päriselt ära, nagu kui ma hakkasin nagu mõtlema, et oota, midagi on siin ju täiesti puudu. Miks see koht tühi on? on selliseid, noh, ütleme selliseid kuskil mingites ühistel teenistustel, siis on öeldud midagi sellist, on ju, et me oleme üks ja kõik ja noh, selles mõttes õige. Aga see olulisem asi on nüüd, mida tehakse nüüd nendes erinevates latrites. Kuidas seal on see sisemine tunnistus ja see tegelikkus on ju, sest noh, sa võid ju sellises oikumeenilises kuskil asjas öelda neid, aga kas selle taga on nagu sisu ja kaalu ka? Just. Mida sa räägid kodus lastele? Just. Mitte mida sa räägid lapsevanemate koosolekul, vaid mida sa kodus lastele räägid. Mul lihtsalt meenus see, et kui nüüd on ju tegelikult just aasta alguses tehakse ju neid oikumeenilisi ühiseid jumalateenistusi, et siis kindlasti sellest on räägitud, et me oleme kõik üks ihu, eks ju, aga et lihtsalt ilmselt on nagu sellist sõnapõhist õpetust võib-olla vähe. Et pigem on nagu lihtsalt see väljendusviis, et me oleme ühe ihu liikmed ja et meil on lihtsalt erinevad väljendusviisid ja kõik see. Aga sellist päris tõsisemat õpetust, kui mul lihtsalt paar kohta meenusid. Üks selline huvitav sõna oli siis sellest, kui Joosep oli saanud seal Egiptuses valitsema, siis tema ütles, et te ei saa, tähendab, et ta kutsus ka noorem vend Benjamin pidi tulema selleks, et saada, tema vennad said valet näha siis, kui noorema venna Benjaminiga kaasa võtavad. Et seal oli nagu see aluseks, kus Joosep oli siis pilt ka Kristusest. Et vennad peavad olema koos selleks, et Kristus annaks ennast tunda ja näha. See oli üks sõna, mis mulle meenus. Eks mina olen rohkem nagu apostolikuga õpetusel kokku puutunud ja mina olen nagu just nagu Seegi Kavender ja Taamad, nad ikka väga palju räägivad sellest ühtsusest ja just, et nagu, et see oneness ja selle rõhutamine ja kõik see, kus seal, kas lauludes või kus kohas see on, et kus räägib, et sellest Aaroni sellest, noh, kui see õli, kui seal, kus on vennad üheskoos
et see on otse kui see võidiõli Aaroni, mis voolab ja et see sõna minu meelest on, kui ma õieti mäletan, et see on nagu põhimõtteliselt on nagu sama sõna, mis on nagu abielus, et see on see nii üks olemine. Et see, et apostlikus on väga palju räägitakse sellest, aga üks asi, mis minul veel nagu meelde tuli, on see Hiobi raamatus. See on see, kuidas mind kõnetab ja alati on kõnetanud see Hiobi algus, ennem kui Hiobile see kannatus tuleb, kus on Hiobi 1:6 on, et ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid issand ees, tuli ka saatan nende sekka ja issand küsis saatanalt, kust sa tuled? Ja noh, nii edasi. Aga mind on see kuidagi nagu alati kõnetab, ma ei ole kuulnud selle kohta, ma ei tea, kas see on nagu, kas see tõlgendus nii-öelda on või see, kuidas see mind nagu kõnetab, on õige. Aga miks siin mainitakse, et Jumala lapsed, meie oleme Jumala lapsed. Teoloogikud nimetavad seda Jumala lapsi ka ingliteks, aga piibel ütleb väga selgelt, et kellele inglitest on Jumal öelnud, et noh, minu poeg või kuidas seal on. Et siin on selge, et see on inimene, Jumala lapsed. Ja, ja kui Jumala lapsed tulid kokku ja siis tuli saatan nende keskele, mis on asja saatanal Jumala laste seas? Järelikult nende keskel pidi tulema seesama süüdistus Hiobi vastu, mis tõi Hiobile selle kannatuse. See on see, kuidas mina näen, sest see on ainukene nagu, sest saatan on süüdistaja. Ja kui ta tuleb Jumala laste sekka, kus on üksmeelsus, ühtehoidmine, kus ei ole klatši, kus ei ole tagarääkimine, saatanal ei ole ka ruumi, et tulla ka süüdistusega Jumala ette. Nende keskel pidi saatan tõstma üles selle süüdistuse, et ütleme nii-öelda nagu noh, me ei ole sellised, aga ütleme, et me oleme Jumala lapsed, me tulime kokku ja nüüd me võtame nagu, kuule, kas sa seda inimest oled näinud? Vaata, kuidas Jumal teda õnnistab. Kas ikka nagu, kas ta ikka on päris nii õige? Et ma näen nagu selles kontekstis seda, kuidas saatan tuli selle süüdistusega, siis seal puudus see, ütleme nii-öelda klatšivaba atmosfäär, süüdistuse vaba atmosfäär, vaid saatan sai tõsta selle süüdistuse Hiobi vastu nende keskelt. Kui seda üksmeelt ei ole ja ongi see, et kui on need suured koosolekud, aga, ja öeldakse, et me oleme üks Kristuse ihu, mida meie vennad ja õed mõtlevad selle all? Kas nad mõtlevad seda, et kui sina mõtled täpselt nii, nagu mina mõtlen, kas sa pooldad täpselt seda, mida mina pooldan, või on see, et me usume, meie ainukene asi, mis liidab meid kokku ja muu ei olegi nii oluline, on see, et me kõik usume, et Kristus on meie päästja, meie lunastaja, ta suri meie eest ristil. Ta on Jumal, kolm ainult, nagu see on see tuumik, see on see, et kui sa ei usu, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, siis sa ei saa olla minu õde ja vend. aga kui sa usud seda, ja see on see, millest lähtub ülejäänud, siis kõik see ülejäänud on see, et me kõik kuskil eksime, kuskil on midagi viltu ja ei saa ainult näha, et mul on kogu täius, mul on kogu see tõde. See käib ka veel, et see, et kui sa ei usu täpselt seda, mida mina usun ja see, siis sa ei saa olla selles ihus. Ma lisaksin natuke juurde, mida Jeesus ütles, olge valvel, valvetage lakkamatult ja olgu armastus teie keskel. Ja kui me tuleme kokku, kas me oleme ennast valmistanud, kas minu südames on armastus ja nii nagu me siin Inga ka mainis ja siin arutelu oli ka, et need äkitselt tulevad need süüdistused ja keel on nii nobe, kohe tahaks rääkida. Ta nagu sügeleb, aga mida issand ütleb? Armastus katab pattu tulga. Ma tean, mis tal viga oli. Aga tahaks teisele ka ütelda. Aga siin puudub minu armastus. Ja siin ma pean minema issand juurde, muuda mu südant, minu mõttelaad
me loeme küll sõna, aga kusagil Esekiel ütleb, söö ära Jumala sõna, me sööme sisse. Me võime lugeda palju, võime teada. Me võime tsiteerida kui palju, aga kui ta ei ole minu sees kui vaimus, et ma elaksin välja ega jah, et me puhastaksime oma mõtted, see ongi see viimasel ajal, mis Jumal tahab meie koguduses teha, oma laste juures teha, puhastada meie mõttelaad, meie südamed igas mõttes. Lisaksin mõned mõtted ka omalt poolt, et hüppan korra siia piiblisse, et kui me vaatame Johannese 17, eks ju, siis Johannese 17 on ju tegelikult, piibli uurijad on siis pealkirjaks pannud Jeesuse ülempreesterlik palve. Ehk see oli tema viimane palve oma koguduse eest, enne kui siis Jeesus vangistati. Et hiljem tal oli seal väiksemaid palveid siis või selliseid kõnetusi seal inimestega, kellega ta kokku puutus, aga nagu selline palve. Et võiks öelda, et see on üks Jeesuse üks kõige tähtsamaid palveid. Kui me ka läbi Vana Testamendi vaatame, siis need nii-öelda usuisad, kes seal enne kui nad lahkusid, siis näiteks Jaakob, eks ju, tahtis, et tema pojad toodaks tema juurde ja nii edasi, et oli midagi öelda, midagi nagu sellist, enne kui ma lähen, eks ju, et mis see palve nagu oli, mida ta siis palus. Ja ma siit loen mõned mõtted. Siit Johannese 17:11 ütleb nii, et Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie. Meie siis, kui Jeesus ütles nagu meie, siis mõtles ta siis ennast, siis Jeesus mõtles ennast ja siis oma isa, kes teda siis oli sinna läkitanud, eks ju. Ja nüüd ma hüppan siit edasi, hüppan näiteks salmi 21 või hakkame siit 20. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Ehk et siis, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, no me kõik kuulime siia, eks ju. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled mind läkitanud. On huvitav, et see üks olemine on seotud sellega, et maailm usuks, ehk need, kes on väljaspool ihu või kogudust, et sina oled mind läkitanud. Ja ma hüppan siit veel edasi, siit salmis 22, ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid nii, nagu sa oled armastanud mind. Tegelikult need on hästi sellised või suure tähendusega palved ja sõnad, mis siin on. Sellisest nagu üks olemisest. Siis ma olen mõelnud, et huvitav, et miks see on nii raskesti nagu juhtuma või et miks me seda ei ole näinud, eks, et see oli ju tema palve, et me oleksime üks, see oli nagu kõige tähtsam palve, et see on nagu kõige olulisem, mille seista, et ihu oleks ühtne, terviklik, ilma lõhedeta, eks ju. Aga ometi me näeme, et Kristus on nagu niivõrd killustunud, eks ju, et ma olen kuulnud numbreid seal mitukümmend tuhat erinevat konfessiooni või asja, eks ju. Ja siis me mõtleme, et huvitav, et kuidas siis on, et kas siis maailm usub, kas maailm näeb seda või kuidas maailm seda näeb. Ja ma arvan, et igalühel on olnud vestlusi inimestega, kes on siis teel Jumala juurde või pole veel oma otsust teinud, et nad on, ma ei tea, minu käest on küll mitmed inimesed küsinud, et miks neid uske, kristlikke uske nagu nii palju on, et teid on ühtesugused nimed ja teistsugused nimed ja kolmandad nimed ja neljandad nimed ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui ma olin noor kristlane, aga ausalt ma ei osanudki nagu vastata. Ma ikkagi vastasin, eks ju. Aga ma näen, et tegelikult see vaimus seda saavutada, seda täielikult üks olemist, et siis kui ma mõtlesin niimoodi, et kui Kristus on meie sees ja minus ja sinus ja vennas ja ões on ju ka Kristus meie sees, kas see Kristus, kuidas ta saab olla erimeelsuses
teise inimesest, kellel on sama vaim. Nad on samast pühast vaimust osa ja ka tema südames elab sama vaim. Kuidas siis need saavad omavahel tülis olla? Siis ma sain aru, et need tegelikult ei olegi omavahel tülis. Et kõik see tülitasand või see erimeelsuse tasand on tegelikult üks hingetasand, eks ju, mis on nagu seotud meie intellektuaalsuse, meie usulise kogemusega, eks ju, meie usulise väljendusviisiga ja nii edasi, eks ju. Me ei saa öelda, et kas üks muusika on parem kui teine, eks ju, et öeldakse, et see on maitse asi, eks ju, võib öelda, et ka Kristuse ihus, eks ju. Aga ma saan aru, et tegelikult siin ikkagi Jumal ju seda ei mõtle, et see on see, mida on see ajalugu, see niisugune kogemus nagu loonud läbi aja, eks ju. Need on läbi erinevate ilmutuste on siis sinna jõutud aga ma ei tea, mina olen ka, ütleme niimoodi, et on minust Luteri tausta ja kõik, eks ju. Aga ma nagu tunnen, et need on olnud kõik vajalikud kogemused, eks ju. Need on nagu ühel teekonnal me käime läbi, eks ju. Need erinevad niisugused võib-olla suured sõnumid või sellised, mida see asi on või mida üks või teine on nagu ilmutuslikult toonud, eks ju. Aga see ei ole veel kuidagi nagu lõppsiht, eks ju. Et lõppsiht on ju, mis me teame, on ju see, et see küps poeg saaks nagu esile tulema igast ühest meist, eks ju. Et me esindaksime teda nii, nagu tema oli selles maailmas, eks ju. Et nii nagu Jeesus ütles, et see, kes on näinud mind või see, kes on kohtunud minuga, näinud mind, et see on näinud teda, kes minu on läkitanud, minu isa, eks ju. Et ja me tegelikult saamegi aru, et siin ongi seesama, mida Annes ütles, et see vendade süüdistaja on nagu laiali laotud ja nüüd on siis need erinevad kogemused ja siis muidugi õpetuslikud asjad, eks ju. Et kujutad ette, et kui mulle on nagu midagi ilmutatud, tõesti, mul on isiklik kogemus, isiklik ilmutus ja ma lähen, ütlen seda sellises seltskonnas, kus sellist kogemust või ilmutust ei ole, eks ju. Et see on tegelikult kohe siin nagu pannakse mingi pitsat sulle külge näiteks. Kõige lihtsam pitsat ongi, et sa oled vale, et sa õpetad valet, eks ju. Et see on tegelikult niivõrd selline ohtlik pinnas, eks ju, sest Jumal ju pidevalt teeb midagi uut ja ilmutab ja tõmbab oma armsaid nii-öelda rohkem iseendasse, eks ju. Aga mida ma siis nagu kokku ütleksin, et tegelikult see on nagu see asi, mille eest nagu tõeliselt nagu palvetada, aga ma saan aru, et seni, kuni me tunneme üksteist nagu rohkem liha ja kogemuse või niisuguse poolest, siis seda üks olemist on väga raske tunda. Me peame üksteist ikkagi vaimu poolest ära tundma. Me peame üksteisest nägema seda Kristuse poega ja tütart rohkem kui miskit muud temas. Et see on seda, et kuidas nagu seda, et me peame nagu taotlema nagu selle poole, et me näeksime üksteist Kristuse silmade läbi, et ka sinus on Kristuse vaim ja minus on Kristuse vaim. Kuidas siis see vaim ei saa ju nagu minna omavahel riidu, eks ju. Et mis on, see on nagu selline hinge tasandi selline kogemuslikkuse tasandi asi, aga need sõnad, mis siis välja öeldakse, on tõesti väga, ütleme, selles mõttes karmid, kui pannakse hinnangud, sest Kristus on ju pidevas liikumises, eks ju. Ja ma võin öelda, et kõik meie usuisad või kes ütleme, ma ei mõtle ka siit ainult piiblit, eks ju, aga ütleme ka edaspidi kõik suured usunimed, et neid on kõiki valedeks ka nimetatud, eks ju. Et Luter oli omal ajal ikka täielik valeõpetaja, eks ju, selle peavoolukiriku poolt, eks ju. Ja mida ta õpetas, et minu õige peab usust elama. Aga seesama, et ei olnud neid, puudus ka mingisugune raamistik, mille varal asju läbi katsuda. Kui number 1 oleks see, et sa sihid kohe esimese asjana, kas siin püütakse mingit lõhet ajada. Kui oleks olnud see selgeks õpetada, et see tuli süttib esimesena mõlemalt poolt, siis kiirelt oleksid mõlemad pooled, eks ole, õpetuslikult võtnud positsiooni ja uurida, et oi, seda ei tohi juhtuda. Vaatame, kus me saame siin üksmeelele. Aga me ei ole seadistatud niimoodi. Me oleme seadistatud nagu täiesti teistmoodi. Ja muidugi inimene oma peast tahab olla õige. See ongi see mõistuse ja hinge tasand, kus hakatakse otsima õige olemist ja tõde lahus Kristuse vaimust, sest Kristuse vaim ei otsi konflikti teise oma vaimu kandjaga, on ju.
aga seda otsib mõistus ja hing, nii et olgem hoiatatud. Kõik need igast lihaimu, silmahimu, elukõrkus, eriti see elukõrkus, eks, et noh, jah. jah, aga see võib-olla ja ongi, see on ikkagi seesama asi, miks meie neid või nemad meid või miks me vastastikuni kahtlustavalt üksteist vaatame, ongi sellepärast, et me oleme niimoodi seadistatud otsima viga, et no kohe on. Ja mis on muidugi suur puudus, on see, et vot see, kui sa tahad inimesega koos palvetada, siis kas see on üldse sellele vastaspoolele teema? Kas ta tahab sinust mõistusega enne sotti saada, enne kui ta üldse avab ennast palveks sulle? Või ta on nii küps, nii julge ja ütleb, ja palvetame. Ja siis, kui vaatab, see palve on vaimus, siis ju vaim seob. Ja siis kohe tekib usaldus, et võib-olla, et mitte seletada nii palju, rohkem palvetada koos ja lasta pühal vaimul see ühtsus seada paika enne, kui sa oma mõistusega sinna vahele tahad rehkendama minna. Võib-olla see on üks selline hea liimimise moment enne, kui üldse hakkab midagi lahku rebenema. Olen seda küll kogenud, et kuskil täiesti mingis võõrastes gruppides kuskil olnud seal nagu palju sellist vanemat rahvast ja erinevad pärandid ja asjad ja nagu kuskil sõna peale läks, kohe oli tuli üleval, nagu mingi, siis ühel on mingi oma ja see, sul kaikad olid kohe jubedalt püsti, on ju. Nagu seal läks, siis palvesse läks, on ju, siis oli hoopis õhkkond muutus, vaata. Õhkkond muutus. Aga see oli jah huvitav, et nagu seal mingi kirjatähe peale asi läks, siis olid kohe, kõigil olid relvastus kohe nii olemas, aga kahjuks on õdede vendade suhtes nagu. No siis on väga hea näide, Hillar, siis see on, see on ütleme läbi proovitud, toimib. Ja. Ma ikka mõtlen, et vaata see sõna, sa mainisid ka seda, et õndsad rahutegijad on ju, sest neid töötakse on ju jumala lasteks või poegadeks on ju. Ja see tegelikult teeb ju rahutegija, on ju. See on aktiivne. Ehk ma ütleks sellega seda ainult, et on vaja lihtsalt rohkem neid eeskujusid ja neid eesminejaid. Vaata, kui alati igas jumala asjas, töös asjas on alati need eesminejad. Ja kui on eesminejad, siis on ka järgijaid. Seda võib koguduse, nendes konkreetsetes kogudustes on ju siis ju näha, on ju, et vanasti ju eespalvele minekuni, vanasti siis, kui ei olnud niimoodi see kombeks, ütleme paarkümmend aastat tagasi, kui väga visalt niimoodi tõusti, kui mingi välisjutustaja tuli ja eespalve kutse oli, on ju, siis keegi oli alati esimene. Ja teised lõpuks järgsid selle esimese eeskujuga, selline lihtne näide ja selle rahu tegimisega on samamoodi, et kui Tiina ise tõi kunagi siin minu arust aasta-kaks, minu arust väga hea tunnistus, et Lõuna-Aafrikast on ju. Et kus oli valgete inimeste suhtes selline haav või eelarmus väga tugev ja lihtsalt selle läbi, kes Tiina ise oli oma olemuselt, see tema olemuses, see, kes ta oli siis on ju, see lihtsalt murdis selle ikke maha, on ju, eks selle vale, mis iganes ta oli, on ju. See ongi kõige parem, et ole see, kes sa tegelikult oled, on ju, ole loomulik, jää rahulikuks, on ju, armasta edasi, on ju, ja see lihtsalt murrab maha kõik need vaheteinad. Võib-olla need rasked kohad on sellised kohad, mis nagu praktilises elus on ennast näidanud, et kus sa saad aru, et mingisuguste ilmutuslike puuduste tõttu inimesed kannatavad ja vot nende kannatamistega rahul olla on väga raske. Kui sa saad aru, et siin üks ilmutus, mis sinul võib-olla on, et eks ole päästaks selle inimese hoopis teise koha peale või lausa vabadusse. Aga ja, need on rasked kohad. Sealt on nagu raske üle hüpata. Võib-olla ka see, kus mingi traditsioon või välja õpitud või omandatud viis Jumalat teenida on suurem kui see vahetu suhe või vahetu osadus või vahetu Jumala
hääle kuulmine, kui see traditsioon ja kõik nii-öelda see, mis me oleme pärinud pärimuste kaudu või, et on nagu kõrgem. Me peame omaks võtma Kristuse vaate, isa vaatenurga asjale. Mitte inimese vaate, mitte ühe või teise usuliikumise väljaõpitud vaate, vaid isa vaate. Peame vaatama, nägema inimese olukordi tema viisil, tema silmade läbi. Et see peab olema meie prioriteet või siht, kuhu kasvada, kuhu jõuda. Et kuidas see ühtsus ja see hakkab tekkima, on siis, kui hakkab ihu hakkab küpsusse kasvama, kui inimesed hakkavad, õed-vennad hakkavad küpsusesse kasvama. Sest ma vaatan, no kõige parem näide alati, kui on perekonna näide, siis on kõige parem enda lapsed. Ja nagu, kui laupäeva hommikul nad ärkavad ülesse, meie veel võib-olla oleme eelmisest nädalast oleme väsinud, oleme natuke voodis, nemad on natuke tragimad, ärkavad üles, siis on 6 ajal niimoodi, mingid panevad teleka tööle ja ilusti mõlemad on ühe teki all ja niimoodi kokku nunnutavad, on kaisus seal ja lihtsalt vaatad ja vau, kui ilus vaatepilt. Poole tunni pärast, no nagu 2 suurimat vaenlast, no lihtsalt kaklevad ja kräunuvad ja mõtle, kuidas see võimalik on, see oli pool tundi tagasi, te olite nagu, ma ei tea, nagu poleks ühtegi lahkarvamust, kõik oleks nii ilus. Ja vahet pole, kui palju sa nendega räägid, järgmine päev täpselt samamoodi. Ja saad aru, et okei, kui ei ole veel jõutud selle koha peale küpsuses, kus nii-öelda tuleb see üks olemine, see üksteisega arvestamine, mõistmine, kõik see, et siis on ka see kräun ja see vaidlemine ja lahkarvamused ja loomulikult noh, meie laste puhul on see, et nad ei saa uksi prõmmutades ära minna ja teise kotta minna, et nad peavad olema sunnitud oma lahkarvamused maha panema, andestust paluma ja natukese aja pärast on jälle kõik hästi, et noh, meie oleme niimoodi, et me võime minna teise kotta ära ja nagu uksi prõmmutades, aga neil seda varianti pole, mis sunnib ka neid nagu nii-öelda ära leppima. ja teised ka ei saa ära minna, no oota, paneme suurema koja nüüd isa kojast, ei saa nad ka ära minna, onju. Eks peavad ikka seal, isa tegeleb nendega, peavad andestust paluma ja kõik muud protsessid läbi tegema. Amen. Ükskord tuleb see aeg niikuinii, et kus peab tulema see, okei, ei saa andestust. Palume vabandust üksteiselt. Aitäh teile kõike jagamast ja panustamast. Väga, väga hea. Amen.